täna on minu sünnipäev! On jõudnud kätte öötunnid. Tere hommikust, täna on minu sünnipäev! Täna on 20. november. Aasta on 2025 ja täna on minu sünnipäev. Te olete asjast õigesti aru saanud. Ma lõpetan just oma vanaema kollektsioonist pärit serviisist oma hommikukohvi joomist, sest millal siis veel, kui mitte minu sünnipäeval. Ja ma olen üks nendest inimestest, kelle jaoks sünnipäev on väga eriline päev. Ma olen üks nendest inimestest, kes siis tahab igat kõige väiksematki asja teha erilisena. Sellepärast, et millal veel, sõbrad, kui mitte sinu sünnipäeval. Ja ma vaatasin tagasi eelmise aasta sünnipäeva vlogi. Ja see oli nii eriline ja nii palju nagu detaile nendest erilistest päevadest elus läheb meelest. Ja mul oli nii hea meel, et ma seda kõike filmisin. Nii et ma otsustasin, et ka see aasta ma võtan teid kogu minu sünnipäeva tähistamisesse kaasa. Täna on siis neljapäev, kell on 10:30. Ma alustasin hommikut väikese meditatsiooniga, väikese hommikusöögiga. Kirjutasin 1 lehekülje päevikusse, mis ma tahan, et järgmisel aastal juhtuks. Appi sõbrad, ma hakkasin just kuulama Anna sünnipäeva soovi mulle ja see oli nii hea, et ma pidin oma reaktsiooni salvestama. Nii, from the top. See kuidas et arvutist pandi klõpsuga kinni. Nii, jätkame. Good morning! Lubage mul köhida oma kurk puhtaks, et lausuda järgnevad sõnad. Palju õnne. Nüüd ta kirjutas, ära vasta veel. Ma vastan ikka, Ja nüüd graafik on tihe, kell on 10:30 praegu, mul on natukene tööd vaja teha, sest ma olen siiski töötav inimene. Siis me lähme nüüd juba siukseks peaaegu iga-aastaseks trendiks, me käisime eelmine aasta ka 2 aastat ehk iga aasta. Iga-aastaseks trendiks saanud sünnipäeva jõusaal ehk väike sünnipäeva trenn, mis me koos Annaga teeme ja siis õhtul ootab tähistamine. Ma olen täiega lävel. Ühtlasi ma sain täna esimesed advendikalendrid oma kollektsiooni. Meil on advendikalender. Vaadake küll lahe. Sinna kõrvale on meil magus advendikalender. Ja seamegi sammud minu kodukontori juurde, minu tööstationi juurde. Nii, ja võtame istet. Veel üks sünnipäeva delivery! Ma reaalselt läksin selle delivery mehele vastu oma mütsiga. Ja see on hea aeg teha shoutout kõikidele minu armsatele koostööpartneritele, kes mind alati sünnipäeval meeles peavad ja mis on alati nii armas. Eile ma sain väikese sünnipäeva paki Lovertelt, mis on, kui ma õigesti saan aru, mingi Korea brändi, siuke suur kinkepakk. Siin on reaalselt, palun vaadake, kui palju tooteid. See on perfektne, sest ma arvan, ma tean nii palju, et see nädalavahetus, mu pidu toimub järgmine nädalavahetus, aga see nädalavahetus ootab mind midagi spa väljasõiduga sarnast ees. See on vist Anna kink mulle, ma varsti saan teada. Ja perfektne. Nüüd käis Lidli kuller. Lille reveal. Gorgeous. Vau, kui nunnad. Ja kui ma näen õigesti, meil on suur värskete saaduste pakk siin. Ma saan oma turuputka avada sellega. Kallis Maria, vlogimine, poliitikute röstimine, padelihullus, ma ei oska lugeda. Meie jaoks on müstika, kuidas sa seda kõike jaksad. Loodame, et sinu energia ei lõppe kunagi ja et väike vanainimene rõõmustab noori veel kaua. Väärt sünnipäeva, sinu Lidl. Väga armas. Tegelikult aeg ongi nüüd väikseks lõunasöögiks ja siis juba sünnipäeva trenniks. Oh my god, story time. Ma olengi ju padelit mänginud nüüd nagu tihedamalt jälle. Ja lähme siis üks päev padelisse.
Viimsi padelikeskus, by the way, olge ettevaatlikud, sest Viimsi padelikeskuses, kui sa astud riietusruumist välja, seal on süke aste ja lähme me mängima ja nagu kõik läksid ees ära, ma miskipärast nagu tulin hiljem ja ma astun riietusruumist välja, komistan selle astme peale niimoodi, et ma lendan nagu kogu oma kehaga, seal oli kohe üks see padeliväljak ja see klaas, ma lendan pauga vastu sinna klaasi, ma astun oma änkli full nagu, see ei läinud õnneks katki, aga väänasin välja, tõusen püsti, tahan hüsteeriliselt naerma hakata, sest see oli nii koomiline, aga samal ajal mul on nii valus, ma olen nagu šokiseisundis. Ma mingi otsin oma sõpru, ma ei näe neid kuskil, nad olid kuhugi kaugel ära läinud, lonkan nende juurde ja nagu mitu päeva rast ei saanud kõndida, ma ikka veel lonkan. Miks ma sellest rääkima hakkasin? Et me lähme trenni, aga ma ei teagi, kui palju ma saan trenni nagu jalgadele teha, sest suht valus on. Aga vähemalt mul on sünnipäev. Ma olen nagu sünnipäeva hoolik, ma armastan sünnipäeva. Ma ei ole üldse üks nendest inimestest, kes, mulle ei meeldi mu sünnipäev, ma nutan oma sünnipäeval. Ei, bitch, I'm enjoying every minute. No nii, ma jõudsin MyFitnessi juurde ja ma olen saanud väga täpsed juhised. Mulle tundub, et nüüd, annan siin ja mul on tunne, et praegu hakkab Anna poolt minu kingi üleandmine või vähemalt mingi versioon sellest. Nii et, lähme vaatame. Lubage. Alustame uuesti. Lubage edastada teada. Oh my god. Meie, kes alandlikult teenivad sõpruse krooni ja seltsi au, saadame käesolevaga piduliku teate auväärsele Preili Maria Rannaväljale. Säravale isikule, kelle väärikus on krooniks igale ruumile. Olgu teada, et sel laupäeval, 22. novembril on tema kohalolek oodatud ja kõrgelt hinnatud Tallinna linna südames asuvas Telegraafi luksuslikus spaas, kus tema auks avatakse rahu, leebuse ja puhkamise kambrid. Seega Seega palutakse neil, kes seda sõnumit toovad, anda üle tema majesteetsele isikule kõrgeimad tervitused ning soov näha teda kohal. Antud päev jääb märgiks heast seltskonnast ja väärikast puhkusest. Külluslikult austuse ning rõõmsa ootusega teie austav teenija. Head aega. On minu suurim au olla kohal. Teate seda tunnet, kui sul on terve päev aega, et midagi teha, aga siis nagu seda enam sa jääd totaalselt viimasele minutile. Seal on praegu mina oma enda sünnipäevaga. Viskasin just outfiti selga. Juuksed on märjad alles. Ja ma väga tahan teha ise kooki. Me hostime seda mu isa juures, kuna eelmine aasta ma tegin kodus ja mulle väga meeldis, aga see korter ei ole mingi 8-9 inimese mahutamiseks mõeldud. Seega me teeme seal, aga ma tahtsin, et mul oleks see hostimise tunne. Seega ma lubasin, et ma lähen varem ja nüüd on kell juba nii palju, et ma viskan kokku oma pirnikoogi asju. Appe, mis siin veel oli? Siis lähen toidupoodi, ostma mingeid snäkke. Nii ma pean keskenduma korraks, et kõik õiged asjad saaksid kaasa. Aga lihtsalt väikene update. Meil hakkab koogi reveal. Nii. Tere tulemast maal arena välja. Loogi minna mõlema need. Te peaks tema juures panema mõlema. Minu juures. No nii sõbrad, täna on laupäev ja ma olen ennast just valmis pakkinud, et minna minu sünnipäeva spaasse, mille Anna mulle kinkis. Minu sünnipäeva õige päev oli lihtsalt kõige toredam päev maailmas. Ma olin terve päeva nii rõõmus, nii õnnelik. Siis eile reedel catch-upisin veits tööasjadega, võtsin rahulikumalt. Ja nüüd täna käisin brunchil, lähen spaasse ja ma olen plätud. Vaat, ma teadsin, et ma unustasin midagi. Trammi paranoiast meil minu esimeses autokoolis oli kogu aeg see, et mingi trammil on kõige rohkem eesõigus. Aha, super.
tere sõbrad, welcome to our crib. See on meie room for the night. Mul on üks väike kingitus veel. Üks osa sellest on lihtsalt siuke, mida nagu saab spaas teha, aga teine osa kingist on siuke, mis ma kujutan ette, et sulle väga meeldib ja et mingil määral võib-olla on vaja ka. Oh my god! Happy birthday! Nii. Mul on nagu siuke tunne nagu siis, mäletad, kui ma Rootsis andsin sulle su kingi. Ja ma olin väga hotellitoas ja sa istusid täpselt siin. Nii, ma panen käe sisse. Jaa, anna. Oh my god! Lemmi! Issand jumal! Oh my god! Kui hea! Reaalselt, ma olen... Ma ei tea, võib-olla seda piilik tunnistada, aga ma olen vaatan nii palju Kardashiane. Ja nagu, I fucking love Lemmi. Lemmi hug you. Oh. Meie vaata. Kui te küsite minu käest, see on nagu tõelise printsessi magamistuba ja see ei ole sponsor. Kõigepealt me näeme siin väga funktsionaalset tugitooli, sest jumal teab, ma istun väga palju tugitoolis. Meil on laud nagu ikka esimene juba lemmikdetail. Palun tulge vaadake. Vanaaegne telefon. Ja, see töötab, see on päris telefon. Appi kui lahe, I love it! Dear Anna Krieger, of course. Palun vaadake. Vaade aknast. Nagu... Ja, aga ikkagi vaata, mõnikord sul on reaalselt nagu teine maja teisel pool. Pikad laed. Nagu ma tunnistan, kui ma teeks mingid review'd. Muidugi padjamenüü. Mis ajast padjamenüü on thing, by the way? See on nagu geniaalne. Kirsikivi padi. See on mingi see kõva vist. Ideaalne valu leevendamiseks. Sobib kaisutamiseks laisal hommikul. Hobuse jõhvi padi. Siis palun vaadake seda. Väike äratuskell! Homme ärkame sellega. Võtan vastu. Aga võta, meile sina pole, ma ei räägi seda. Räägi siis. Oh my god, tere! Ma helistan teile vintage telefonilt. I am new analog woman. Nii, okei. Mina tõin entertainment, by the way. Kuigi me läheme kohe spaasse, siis hilisemaks. Selleks, et analüüsida, millisteks naisteks me tahame saada uuel aastal. Sest praegu on ju aastast see aeg. Vision board'ide tegemise aeg. Sa mõtled, millised on eesmärgid uueks aastaks, milline on vibe uueks aastaks. Te teate mind, ma olen olnud ju obsessed ajakirjadest ja minu mõnest nagu spa ja ajakirjad. Mis on mingi 2 asja, mis lähevad väga hästi kokku, nagu sukk ja saabas. Meil on Vogue, mida ma olen natuke lugenud, aga sina ei ole, nii et ma tõin sulle selle, et kui sa tahad sirvida. Fashion Inspot saab ju ka siit. Siis meil on Confect, mis on mõnes mõttes nagu mingi elustiili ajakiri. Siin on nagu riideid, meiki, aga siis siin on nagu elustiil ja reisi ka. See on nagu lahe. Ning viimaks New Yorker, ainus asi minu sellelt riiulilt, mida ma veel ei ole jõudnud üldse sisse vaadata. Need on meie meelelahutus tänaseks muu hulgas. Ja ma arvan, et nüüd läheb spaasse. On aeg spaaks ja me ei tea, kus see on. Me oleme need külalised, et kui tuled hotelli ja siis nad nagu satuvad kogemata õhtusöögile vaata hommikumaalt. Pole midagi nagu post-spa swang. Ja pole midagi nagu drink of the day, Nesti. No nii, on jõudnud kätte öötunnid. Me oleme söönud õhtust, me oleme teinud näomaske, me oleme teinud Pinterest board'e ja nüüd on loomulikult aeg viktoriiniks. Kuidas see nüüd siis käib? Mina küsin küsimuse, sa pead vastama. Okei, aga nii, aha. Aga auhinda pole. Auhinda pole, okei. Esimene küsimus, väga lihtne. Kus me tuttavaks saime? Oh my god, kas see on seda tüüpi? See on nagu need boyfriendid, kes küsivad oma girlfriendite käest, et neid tõmmata auku, et sa ei tea mitte midagi. No? Kus me tuttavaks saime? Meie ühise sõbranna juures kodus. Ükskord. Siis, kui olime seal. Nagu ma mäletan, et me hängisime, aga kas see oli suur pidu või see oli... Jah, see oli ta sünna. See oli ta sünna? Jah. Kuna sa claimid siin, et sa oled spetsialist ja teadlane mingites valdkondades, siit tuleb küsimus. Milline planeet meie päikesesüsteemis omab kõige tugevamat magnetvälja?
Magneetvälja. Okei, alustame logic. Nii, mis asi on magneetväli? Kas magneetväli on seotud suurusega? Sellepärast, et aga mis oli isegi kõige suurem? Kas Uranus või Jupiter? Nad on päris suured vist. Oota, aga samas Jupiteril on need swirly tormid. Äkki need on magneettormid? Okei, ma pakun Jupiter. Ta tõesti on teadlane. Oh my god! Mis on meie lemmiklaul, mida koos laulda? Pink, Just Give Me a Reason. Just give me a reason. Kuidas nimetatakse täheplahvatust, mille käigus massiivne täht... Supernova. Väga hea. Mis oli võimalik, et kõige lollim olukord sinu 22. eluaasta jooksul? Ja seal on sul õige vastus välja mõeldud. Oota, selle eluaasta jooksul kõige lollim olukord. Nagu lollim, jah. No mul tuleb mitu pähe. Minu esimene, mis mul tuli pähe, oli see, kui ma kaotasin ära autovõtme ja pidin maksma 500 eurot. Sest nagu, kui me räägime loll sellel tasemel, et absurdne ja loll, siis ma olen nagu, no mida see isegi on see? Oota, kas ma olen katki midagi teinud lollakalt? Ma ei ole kindel, et sa arvad ära seal. Oota. See pole seotud asjaga. Ma tahan arvata ära nüüd. Aasta alguses, lõpus või keskel toimus. Ja kui see ei on... Pigem hiljuti oli mu elu kõige lollim hetk või? Selle aasta. Okei, ma annan vihja, sa oleks saanud hullemini minna. See, kui ma kukkusin oma änkli või? Mul on tunne, et ma ei selgitanud enne piisavalt detailides seda, kui naljakas see oli. Seesama lugu, mis ma selle video alguses rääkisin, kuidas ma paderis kukkusin oma pahklu katki, mis by the way on mingi 3-4 nädalat hiljem ikka veel valus. Aga see, kuidas ma kukkusin, see, kui dramaatiliselt ma lendasin selle klaasi vastu, kus inimesed sees mängisid. See oli nagu filmis, kui banaanikoore peal libised. See oli Tom and Jerry level kukkumine. Ja siis see, kuidas ma hüsteeriliselt naersin. Ma saan aru, miks Anna pani selle kõige kentsakamaks olukorraks sellel eluaastal. Victoriin on minu love language, aga see, et see oli veel meie ja minuga seotud, see oli väga armas. Ja mis me nüüd hakkame tegema, kas vaatama filmi? Jaa, let's watch a movie. Ja sööme koukast. Oh my god, jah. Aeg minna magama, kui meie tõelised daamid avastasime, et ometigi meil pole hambapastat. Dental kit. Kõige naljakam oli see, kas Anna rääkis teile, et ta helistas selle telefooniga. Ma olin mingi vabandage, kas saaks hambapastat, nii et nüüd meil on. Daamid saavad pesta hambad puhtaks ja minna magama. Hea tööd. Tere sõbrad, me hüppame nüüd sujuvalt mingi nädal aega ajas edasi. Täna on, ja ma tean, ma näen ekstreemselt halb välja, 28. november, minu sünnipäeva peo õhtu. Ma just ärkasin oma peoeelsest uinakust. Meie pidu on väga tiheda graafikuga. Kõigepealt on meil kell 6:30 privaatne Fusion Pilatese trenn MyFitnesses. See on see ka, miks ma peamiselt siin pikutasin. Siis me tuleme siia, siis me paneme valmis ennast ja siis lähme õhtusöögile. Ma olen nüüd jõle veel. Küll aga, miks mul oli eriti vaja puhata, oli see, et ma veetsin täna 4,5 tundi käies kaubanduskeskustes. Isiklikult minu õudusunanägu. Ma vihkan kõndimist ja shoppamist päris elus. Ma lihtsalt väsin ära kergelt. Ja te võite mõelda, Maria, just eelmine su video oli ju selle kohta, et sa ei vaja kõikest sitta, mida sulle reklaamitakse. Õigus. Te võite mind charge'ida või te võite kuulata ära, mis mul öelda on. Okei, nagu ma seal videos rääkisin või ma ei mäleta, kas ma rääkisin või ma lõikasin selle välja, sest ma rääkisin nii pikalt, et pool juttu lõpuks läks välja. Aga mul oli väga konkreetne nimekiri asjadest, mida ma olen tahtnud osta niikuinii. Mu eesmärk oli leida mõni neist soodukaga. Kõige kurvem on see, et me shoppasime 5 tundi ja ma sain 2 asja, millest üks on sukapüksid, mis ma oleks niikuinii ostnud. Teine olid väga ilusat värvi teksad. Ja ma sain soodukaga, nii et vähemalt see oli väärt minna nagu täna. Nüüd on kell 5 ja ma peaks hakkama sättima. Pärast tulevad külalised siia, mul on pesud seal, elutoas asjad laiali, köögis asjad, mida iganes. Ja nüüd ma soojendan ennast ülesse, et panna end valmis pilateseks. Üks asi on see, et nagu teed uinaku peoks. Ma panen veel trenni minema. See kõlas nii hea ideena, sest nagu see on nii lahe minu meelest, et saad minna oma seltskonnaga privaattrenni nagu MyFitis. Aga siis nüüd, kui see aeg on käes, ma olen nagu appi, kas mu shopping ei olnudki täna mu trenn. Influencers in the wild.
No nii, trenn on tehtud. Nüüd on hea minna peole. Kuidas te trenni siis kommenteerite? Väga mõnus oli, mulle väga meeldis. See oli nagu täpselt siuke paras reedeõhtune. Täpselt paras on ju, polnud nagu too much. No nii on alanud pre-drinks Maria juures ja meie tervitusjoogiks serveerime me ei midagi muud kui la bubu. The Genk experience has started. Ai, grillile antakse juba kuuma. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, jam, 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 jam. Palju õnne, kallis Maria. Palju õnne sulle. Ja nüüd, remix. Õnne sulle. See oli dubstep remix. Dubstep on remix. Issand sõbrad, mul läks täiesti meelest see sünnipäeva vlog kunagi kokku võtta, nagu te näete, nii palju aega on möödas, et mul on toas juba jõulukuusk. Aga suured tänud, kes te selle video lõpuni vaatasite. Mul oli endal ilmselgelt väga lõbus, nagu te võib-olla ka nägite. Ja mis puudutab seda YouTube kanalit ja ma ei tea, kas kedagi isegi kotib, minu uploadimisgraafik ja muud sellised asjad, aga ma olen otsustanud praegu aasta lõpus ja aasta alguses veits rahulikumalt võtta. Mul on paar reisivlogi tulekul, mis jällegi nagu vlogid on siuke asi, et teate, ma võin 40 olla, ma postitan ikka suvakalt ühe vlogi. Et see on see graafik, kus ma praegu olen. Ma tahtsin võtta aega, et koguda mõtteid uueks aastaks, mida suurt ja järgmist ma üldse tahaksin ette võtta, aga see nii kaua teate, et paar reisivlogi lähevad teile valmima ka. Ja ma loodan, et teil oli tore ja näeme teiega juba, siis paari nädala kuni paari-kolme nädala pärast umbes. Jälle. Järgmine siis reisivlogis. Tšau!